No, meie leppisime kohe alguses kokku, et kui ma lapseootele jäin ja teadsin, et me kaksikud ootame, et olenemata sellest, et me saame nüüd neid korraga 2 tükki, ei hakkame kodus piitsa ja prääniku meetodit rakendama, sest meie meelest see ei toimi. Ja päris vabakasvatust me nüüd ka ei praktiseeri, aga üldiselt laste kasvatamise puhul me üritame teha seda sama nagu kooselu puhul, et rääkida ja arvestada oma pisikeste partneritega. Ja, ma arvan, seda võiks nimetada nagu perekondlikuks demokraatiaks või midagi sellist, kus valitseb nagu võrdsus ja teineteisega arvestamine ja asjad räägitakse selgeks. Ja poisid, pange nüüd need ülikonnad selga, mitu korda peab ütlema? Ei pane. Aga mida me vastu saame? Mis vastu? Peab midagi vastu saama kohe. Mida teil vastu on vaja? GTA mängu. GTA mängu. Poisid, ma olen teile rääkinud, et GTA mäng on väga vägivaldne mäng ja see ei sobi teie vanustele lastele. Aga muidu me ei pane riidesse. Poisid. Kui te selle GTA mängu saate, kas te lubate, et olete õhtu otsa hästi head poisid? Ja vahetate kohe ülikonnad ära või? Selge. Kui te olete head lapsed, siis te saate selle GTA mängu. Mida sa teed praegu, Veronika? Kuidas see on hädaolukord? Mis hädaolukord? Me ei saa niimoodi lapsi kasvatada, et üks keelab ja siis teine kohe lubab. Kuule, me peame jätma lastele mulje, et me oleme ühel meelel kogu aeg. Kasvatame lapsi homme. Jah, me oleme üritanud viljeleda seda meetodit, et me kohtleme oma lapsi kui täiskasvanuid.